Parvel Pruunsild toetas opositsioonierakondi kokku 1 000 000 euroga. Millise hinnangu koalitsioon sellele annab? Võib see mõjutada erakondade sõltumatust? Teate, ma nägin seda pealkirja, ma ei ole seda lugenud veel, aga ma peaks küll ütlema seda, et eelmine aasta, kui te mäletate seda, kuidas äkitselt Keskerakond hakkas tegema õudselt perehüvitiste tõstmist või toetuste teemal koostööd EKRE-ga ja siis käisid linna peal jutud, et Parvel Pruunsild on neile kõigile maksnud selle eest, et nad selle valitsuse lõhuksid ja teeksid, eks ole, koos. Ja tõesti need kuulujutud käisid ja tundub, et nendel kuulujuttudel oli siis päriselt alus. Just see küsimus valitsuse pressikonverentsil ja toonase peaministri Kaja Kallase vastus sellele käivitas kohtuvaidluse, mis veel tänagi aktuaalne. See vaidlus on juba jõudnud alata maakohtus hoopis teistel alustel. Vaieldi selle üle, kas see väljaütlemine oli avalik või eraviisiline. Siis kaevati see edasi ringkonnakohtusse ja saadeti tagasi maakohtusse uueks aruteluks uutel alustel. Riigikohtu ja ka alamastme kohtute praktika on ikkagi üsna selge. Et kui kellegi kohta väidetakse mingisuguseid asjaolusid, mingeid fakte, maksis millalgi kellelegi mingil eesmärgil, no siis see on faktiväide, siis see ei ole väärtushinnang. Et need on sellised faktid, mis on põhimõtteliselt kontrollitavad ja kuna need väited on väärad ja endine peaminister ka teab, et need on väärad, siis need tuleb ümber lükata. Faktiväited on need väited, mida saab meetriga mõõta ja kilogrammiga kaaluda. Ehk et kui me väidame, et maakera läbimõõta on nii palju, siis me saame kontrollida, kas on nii palju või on naa palju. Väärtushinnangud on need, kui keegi avaldab mingisugust arvamust, ehk et kas näiteks maakera on suur või väike, midagi sellist. Antud juhul küsis ajakirjanik Delfist hinnangut Kaja Kallaselt ja selle hinnanguga Kaja Kallas andis. Erinevate erakondade rahastamise nimekirjades vaatab pidevalt vastu Parvel Pruunsilla nimi. See ei ole mingi saladus. Antud juhul käib jutt sellest, et just nendele erakondadele annetati 1 000 000 eurot, et nad lagundaksid antud hetkel eksisteerinud koalitsiooni. Küsimus on jah selles, et mis aastal ta andis. Meie hinnangul ei ole Kaja Kallas avaldanud mitte ühtegi numbrit, ei aastat 2022 ega aastat 2023 silmas pidanud, vaid rääkinud üldiselt. Mida konkreetsel juhul peaminister Vabariigi Valitsuse pressikonverentsil väitis, oli see, et see konkreetne rahaline annetus Isamaa erakonnale, Keskerakonnale ja EKRE-le oli mõeldud mingisugusel ebamoraalsel eesmärgil, et see oli mõeldud selleks, et nüüd lõhkuda olemasolev valitsus ja siis panna ametisse uus valitsus. Ehk siis süüdistati sisuliselt oligarhias. Ja sellega ei saa Parvel Pruunsild absoluutselt nõustuda. Kohtunik uuris täna osapoolte meelsus ka võimaliku kokkuleppe osas, aga see ei sobinud kummalgile poolele. Me oleme teinud ju talle ka kohtueelselt ettepaneku, et ta peaks lükkama samas kohas, ajal kui ta veel oli peaminister, samas formaadis, samas kohas need väited ümber ja vabandama. Ja sellega oleks võimalik olnud vältida kogu seda kohtumenetlust. Selle asemel, mida Kaja Kallas tegi, ta järgmisel pressikonverentsil korraldas uue show, kus ta esitas mingeid uusi enda välja mõeldud kuulujutte Parvel Pruunsilla kohta. Nii et tema on tegelikult selle kohtuasja põhjustanud. Agis on küll juttu kahjunõudest, kui suur see on jäetud kohtu otsustada. Menetlus jätkub nüüd kirjalikus vormis.